Tere, alustame elektrivõimsuse liikide ja nende omavaheliste seoste mõistmisega. Elektrivõimsuste mõistmiseks kasutatakse sageli võimsuse kolmnurka, mis on siin diagrammina näidatud. See on vektordiagramm, illustreerib aktiivvõimsuse P, reaktiivvõimsuse Q ja näivvõimsuse S omavahelist seost. Aktiivvõimsus P on see osa võimsused, mis teeb kasulikku tööd, näiteks paneb mootori pöörlema või lambi põlema. Reaktiivvõimsus Q on seevastu energia, mis on vajalik näiteks magnetväljade loomise induktiivsete koormustes nagu elektrimootorites ja trafodes. See energia ei tee kasulikku tööd, vaid pendeldab allika ja koormuse vahel. Näivvõimsus S on aktiivvõimsuse ja reaktiivvõimsuse vektorite summa ning see kirjeldab elektrivõrgu kogu koormust. Meie põhivõrrand näivvõimsuse arvutamiseks on S võrdne P ruutu ja Q ruutu summa ruutjuuruga ehk siis S ruutjuur P ruut plus Q ruut. Lisaks kehtib ka valem S võrdub U korda I, kus U on pinge ja I on vool. On oluline meeles pidada, et elektrivool on otseses võrdeline näivvõimsusega. Nagu eelnevalt mainitud, kaasneb paljudes tootmisettevõttes, kus on kasutusel elektrimootorid ja muud induktiivsed seadmed, tehas tahtmata induktiivreaktiivenergia. See reaktiivenergia suureneb süsteemi näivvõimsust, mis omakorda suurendab koormusvoolusi võrgus. Et aga koormusvoolusi vähendada ja võrgu efektiivsust parandada, on mõistlik seda reaktiivenergiat kompenseerida. Reaktiivvõimsuse kompenseerimise peamine eesmärk on vähendada reaktiivvõimsust Q võimaliku nulli lähedaseks. See aitab vähendada süsteemi koguvõimsust ja oluliselt alandada võrgus voolavat voolu suurust. Kompenseerita süsteemi näivvõimsust S asemel saame pärast kompenseerimist uue väiksema näivvõimsuse S2, mis on ligikaudne võrdne aktiivvõimsuse ja kompenseerimisseadmete kadusummaga. Seejuures on S2 alati oluliselt väiksem kui algne S. Liitumispunkti voolu vähendamine toob kaasa otseselt rahalise säästu, eriti uute liitumiste puhul. Näiteks kui reaktiivenergia ei kompenseeritada, tuleb osta suurem liitumisamplite arv, mis on kallim. Mõõtmiste käigus on korduvalt ilmnenud, et kompenseerimata reaktiivenergia tõttu ostetakse rohkem ampreid kui tegelikult vaja. Samas kui kompenseerimisseadmed oleksid hoopis soodsamad lahendused. Lisaks liitumiskulude vähendamisele vähendavad kompenseerimise tulemusena ka kaod liinides, kuna liinikaod on proportsionaalsed vooluruuduga. See tähendab, et energiakadu väheneb nii kogu võrgus kui ka paigaldise sees. Reaktiivvõimsuse kompenseerimist saab teostada erinevates kohtades sõltuvat tarbijate iseloomust. Kui tegemist on väikese paigaldisega, kus reaktiivtarbijad on mööda maja laiali, piisab tihti reaktiivenergia kompenseerimises peakilbi juures. See tagab väiksema voolu liitumispunktis. Suurte reaktiivtarvite, näiteks kompensaatorite puhul, tasub kaaluda kompensaatorseadmete paigaldamist otse tarbija või nende toitekilbi juurde. See aitab vähendada kadusi kohapealsetes toiteliinides ja võimaldab peakilbi juurde paigaldada väiksema kompenseerimisseadme. Kompenseerimisseadmete kasutamise suurte mootorite on veel üks eelis. Neid saab teatud viitega koos mootoriga sisse lülitada, mis aitab vähendada mootori käivitusvoolusi. See on kasulik juhul, kui mootorid töötavad pikalt ja lülitakse harva sisse välja. Oluline on märkida, et tavaliste kontaktoritega lülitate kompensaatorseadmete puhul on sisse- ja väljalülitamisel viiteajad 10 sekundites, et vältida jääkpinge probleeme ja tagada ohutust. Kiiremate ja dünaamiliste koormuste jaoks kasutatakse türistori juhtimisega seadmeid, mis kontrollivad pidevalt jääkpinget ja faasipinget, võimaldades pea reaalajas kommenteerimist. Kompenseerimisseadmetel endal on samuti väikesed kaod. Näiteks summutusreaktoritega seadmed on koovõimsus suurusjärgus 5,3 vatti kilovarri kohta, mis on aga oluliselt väiksem kui kompenseeritav reaktiivkomponent. Seega tasub kompenseerimine majanduslikult ära. Kompenseerimisseadmetega tasuvusaeg varieerub sõltuvalt koormuste iseloomust. Stabiilsete 3 vahetus töötavate koormuste puhul võib seade tasuda end ära isegi 3 aastaga, kuid kõikuvate ja muutlike koormuste puhul, eriti kui on vaja kiireid lühitusvõimalusi, võivad tasuvusajad ulatada üle 10 aasta. Siiski liitumisamplite koguhoid ja kadude vähendamine teevad reaktiivenergia kompenseerimise tihtipeale väga atraktiivseks investeeringuks.